Möödunud nädal tõi kaasa rea anomaalseid loodusnähtusi erinevatel kontinentidel, Aafrikast ja Aasiast Euroopa ja Ameerikani. Epitsentrisse sattusid nii need riigid, mis on juba harjunud äärmuslike ilmastikutingimustega, kui ka need, kus selliseid sündmusi varem peeti peaaegu võimatuks. Üksikasjad edasi selles väljaandes. Tai 24. septembri hommikul Tai pealinna Bangkoki sõiduteele ootamatult tekkis tohutu, umbes 30 korda 30 meetrit suurune ja 50 meetrit sügav vajumisauk. Vajumisauk tekkis otse linnahaigla ja politseijaoskonna ees. Auk neelas alla 2 autot, hävitas elektriliinide toed ja lõhkus puruks veetorud. Päästjad evakueerisid haigla patsiente ja töötajaid, lähedal asuvate hoonete elanikke ja politseinikuid, kartes edasisi varinguid. Haigla on peatanud ambulatoorse vastuvõtu vähemalt 2 päevaks. Ettevaatusabinõuna elekter ja vesi ümbruskonnas on välja lülitatud. Õnnetuspaika on uuritud droonide abil ja ülesvõtted näitasid, et vajumisaugu ümbritseb maapind jätkuvalt nihkub. Alanud vihm veelgi süvendas olukorda, järgnes uus varing ja politseijaoskonna hoone hakkas vajuma. Päästeoperatsioonid olid sundpeatatud. Päeva edenedes kraater laienes ja uued ehitised varisesid kokku. Ohvreid ei olnud, kuid taristu ja varakahjud olid ulatuslikud. Esialgsete hinnangute kohaselt võtavad taastamistööd vähemalt aasta. Mitmed eksperdid usuvad, et varingu tõenäoliseks põhjuseks on veeleke või metrooehitus, kuid küsimus selle nähtuse olemuse kohta jääb lahtiseks. USA. Alates 26. septembrist on Arizonat tabanud tugevad äikesetormid ebatavaliselt tugevate vihmasadudega. Enamikus Phoenixi suurlinnapiirkondades sadas maha üle kuu jagu vihma ning Phoenix-Ski Harbori lennujaamas registreeriti 41 mm sademeid. See on viimaste 7 aasta kõrgeim ööpäevane sademete hulk. Kaevanduslind Globe sai eriti rängalt kannatada, paduvihmad põhjustasid äkilisi üleujutusi, vesi hetkega ujutas tänavad üle, uhtudes minema autosid ja murdes maha puid ning elanikud olid sunnitud abi oodades päästa end majade katustel. Üleujutus pühkis jaotuspunktist minema umbes 1000 propaaniballooni, pillutades need ajaloolise keskuse tänavadele laiali, tekitades sellega plahvatuse ohtu. Oli välja kuulutatud kõrgendatud valmisoleku olukord ja kutsutud kohale ohtlike materjalide käsitlusspetsialistid. Õnneks plahvatusi ega tulekahjusid ei toimunud. Tragöödiat ei õnnestunud siiski vältida. Gloobis hukkus üleujutusveega minema uhutud 3 inimest. Veel üks mees uppus Phoenixi äärelinnas. Torm hävitas teid ja sundis sulgema maantee 60 lõike. Ka Miami linn sai üle ujutatud. Kohalikud elanikud võrdlesid katastroofi äkilise orkaanilöögiga. Vesi sööstis sisse pideva joona ja nähtavus oli nullilähedane. Üleujutus mõjutas ka turismipiirkondi. Vesi kiiresti ujutas üle Havasupai kanjoni koos selle kuulsate jugade ja matkarajadega. Puhkajaid tuli kiiresti evakueerida. Liibüa. 27. septembril Lääne-Liibüas asuva Saltani omavalitsuse elanikud olid tunnistajaks selle piirkonna kohta haruldasele loodusnähtusele. Mitmele alale sadas tugevat rahet. Pealtnägijad olid tormi äkilisusest ja tugevusest jahmunud. Suured raheterad kahjustasid majade ja autode aknaid, põhjustades märkimisväärset varalist kahju. Itaalia. 27. septembril Albavilla linna tabas ootamatu paduvihm, tuul ja võimas rahe. Mõne minutiga tänavad muutusid tõelisteks jääjõgedeks, mis tabasid elanikke ootamatult. See on juba teine loodusõnnetus, mis piirkonda 1 nädala jooksul tabanud on ja pealtnägijate sõnul oli see eelmisest oluliselt rängem. 29. septembril Como linnas pärast tugevat vihmasadu sõiduteele tekkis suur kraater, kuhu sisse kukkus auto. Ja see pole ainus juhtum, veel varem Itaalia Como järve lähedal asuva populaarse turismimarsruudi tee keskele tekkis sügav auk. Eelmisel päeval viimaste 25 aasta rekordiline vihmasadu uhtus tee alt pinnase minema. Esialgsete hinnangute kohaselt kulub selle maanteelõigu parandamiseks umbes 2 kuud. Venemaa. Siberi elanikke jätkuvalt šokeerivad temperatuuri anomaaliad.
Septembri lõpus piirkonna lõunaosas algas suvine kuumalaine. Näiteks Novosibirskis ulatus temperatuur 27 kraadini Celsiuse järgi, mis on üle 10 kraadi üle normi. Hooajale ebatavaliste temperatuuridega kaasnesid järsud kõikumised. 29. septembril Irkutskis päevane temperatuur tõusis 21 kraadini Celsiuse järgi, kuid õhtuks ta langes peaaegu nullini ja hakkas sadama lund. Uuralites sadas samuti ebatavaliselt palju lund. 28. septembri öösel Tšeljabinski oblastit tabas võimas tsüklon. Vaid mõne minutiga lumesadu muutis teekatted ohtlikuteks ja nähtavus märkimisväärselt halvenes. Lumehanget takistasid liiklust föderaalmaanteel EM5. Lume koristamiseks võeti kasutusele lumekoristusmasinaid. Kartalinski rajoonis märja lume raskuse tõttu murdunud arvukalt puid, mis omakorda põhjustas elektrikatkestusi. Lumesadu esines ka Sverdlovski oblastis ja Baškortostani vabariigis. Taiwani saar. 24. septembril Taiwani raudteede kiirrong Taitungi liinil põrkas kokku suure kiviga, mis oli langenud rööbastele. Selle tagajärjel sai kahjustada vedur ning 2 vagunit sõitsid rööbastelt maha. Rongis oli umbes 330 inimest, reisijaid ja töötajaid, kuid õnneks keegi vigastada ei saanud. Inimesi evakueeriti sündmuskohalt spetsiaalsete rongide ja bussidega. Liiklus kahjustatud lõigul katkestati ja külgneval lõigul ajutiselt tagati liiklust maapealse transpordiga. Juhtumi põhjustasid supertaifuun Parasa põhjustatud paduvihmad, mis vallandasid Taidongi maakonnas maalihked ja kivivaringud. Mehhiko. Mehhikos loodusõnnetus samaaegselt tabas mitut osariiki. 26. septembril Sinaloa osariigis Culiacani linnas vaid tunni ajaga sadas maha 54 mm vihma. Sellise äärmusliku paduvihma tõttu hukkus 9-aastane poiss, keda tulvad lõid jalust maha. Paduvihmad kahjustasid sadu ettevõtteid, kaupu ja seadmeid. Kahjustada sai mitukümmend elamut ja üle 40 auto uhtus minema. Päästjad evakueerisid lapsi ja töötajaid üleujutatud lasteaiast. 27. septembril jõed Veracruzi osariigis väljusid üle kallaste, ujutades üle maju ning hävitades maisi ja laimisaaki. 100 pered said kannatada ja paljud jäid välismaailmast ära lõigatud. Vee alla sattus ka Toyota esindus Krdobas. Armee ja rahvuskaart oli saadetud piirkonda ohvrite abistamiseks. Ukraina. 30. septembril Odessas 7 tunniga sadas maha ligi 2 kuu jagu vihma. Sadeveekanalisatsioonid ei pidanud ülekoormatusele vastu, ujutades üle tänavaid, tunneleid, parklaid ja poode ning kümnete eramute ja mitmekorruseliste hoonete keldrid said veekahjustusi. Linnas lülitati välja foorid, kõik elektritransport seiskus ja liiklus peamistel maanteedel oli halvatud. Paljudes piirkondades esines elektrikatkestusi. Inimesed liikusid vöönivees, tugevad hoovused lõid nad jalust maha ja paljud said kannatada pikaajalise külmas vees viibimise tõttu alajahtumise all. Ühes elamurajoonis 60 reisijat vedanud väikebuss kukkus teel järsult tekkinud auku ja ka üks sõiduauto oli osaliselt vajunud sisse. Abi saabus täpselt õigel ajal ja kõiki inimesi tõmmati välja. Kokku linnas ja selle ümbruses päästeti üle 360 elaniku ning evakueeriti sadu sõidukeid. Odessas on kehtestatud punane häireolukord ja koolid on viidud üle distantsõppele. Katastroof nõudis 10 inimene. Ohvrite seas oli keldrikorrusel elav 5-liikmeline perekond koos väikese lapsega. Naabrite sõnul jõe vesi vaid 15 minutiga tõusis umbes 4 meetri kõrgusele. Neil puudus igasugune võimalus väljapääsemiseks. Veel mitu inimest uppusid pärast seda, kui kiirevoolu kätte jäid. Taifuun Pualoi. 26. septembril Filipiine tabas troopiline torm Pualoi. See toimus vaid paar päeva hiljem pärast surmava supertaifuuni Ragasa tabamust. Seekord torm mõjutas Filipiinide kesk- ja lõunapiirkondi.
Kuni 135 kilomeetrini tunnis ulatuvad tuuleiilid murdsid maha puid ja elektriliine, blokeerides teid ja sildu. Paduvihmad põhjustasid üleujutusi ja maalihkeid. Torm kahjustas ligi 9000 kodu ja sundis 400 000 inimest evakueeruma. Maapiirkondades olid üle ujutatud põllud ja talud. Paljud külad jäid ilma vee ja elektrita, ligipääs poodidele ja arstiabile puudus. Tormilained kahjustasid sadu laevu. Torm nõudis 27 inimese elu ja veel 14 on teadmata kadunud. Pärast Lõuna-Hiina meres tugevnemist ja taifuuniks muutumist Hualoi 28. septembri öösel tabas Vietnami. Ta maabus kuni 14 palliste tuuleiilidega, kuni 8 meetri kõrguste tohutute lainetega ja paduvihmaga. Mõnes kohas sademete hulk ületas 500 millimeetrit. Ingheani provintsis veetase mõnes piirkonnas tõusis peaaegu majade katusteni, 10 000 pered jäid välismaailmast ära lõigatud. Kopsuhaigla generaator lakkas öösel töötamast. Hingamisaparaadi all olevaid patsiente tuli kiiresti toimetada üle teise haiglasse. Katastroof põhjustas tohutut materiaalset kahju, ainuüksi Kesk-Vietnamis sai kahjustada üle 144 000 kodu. Hävis üle 26 000 hektari riisi ja muid põllukultuure. Suured alad jäid elektrita, kuna taifuun purustas üle 6000 elektriülekandetorni. 4 siseriiklikku lennujaama suleti. 2 kalalaeva uppusid Quang Tri provintsi vetes. Otsinguoperatsioone raskendasid tugevad lained ja tuul, mis püsisid ka pärast taifuuni nõrgenemist. Haridussektor kandis tõsist kahju, enam kui 1000 haridusasutust 5 provintsis said kahjustusi või olid üle ujutatud. Enam kui 53 000 inimest olid sunnitud oma kodudest lahkuma. Üleujutused ja maalihked mõjutasid ka pealinna Hanoit. Elanikud tunnistavad, et nad pole kunagi varem sellist üleujutust näinud. Kohalike ekspertide sõnul taifuun Hualoi oli üks haruldasemaid ja anomaalsemaid. Selle kiirus Lõuna-Hiina meres ulatus 35 kilomeetrini tunnis, mis on peaaegu 2 korda kiirem kui tavaliselt. Ning Hatinhi provintsis ta möllas ülemäära kaua, üle 11 tunni, saades selle piirkonna vaatluste ajaloo tugevaimaks. Lisaks ta vallandas ebatavaliselt suure hulga tornaadosid, vaid ühe päevaga tekkis 8 keeristormi. Kõige hävitavam neist keeristest tabas Ninhpinhi provintsi, tappes 9 ja vigastades 18 inimest. Tornaado kahjustas enam kui 120 kodu, millest mõned hävisid täielikult. Vietnamis katastroof nõudis 29 inimese elu ja 22 on teadmata kadunud. Filipiinid. 30. septembri õhtul registreeriti umbes 90 000 elanikuga rannikulinna Bogo lähedal võimas 6,9 magnituudine maavärin. See maavärin oli üks võimsamaid, mis on viimase 10 aasta jooksul Filipiinide keskosa raputanud. Seismiline sündmus leidis aset ohtlikult madalal sügavusel 5 kilomeetrit, põhjustades ulatuslikku hävingut ja inimohvreid. 1. oktoobri seisuga oli teatatud 69 hukkunust ja 10 vigastatutest. Tuhanded inimesed olid sunnitud veetma öö õues, kartes uusi värinaid. Ainuüksi esimese 10 tunni jooksul pärast maavärinat Filipiinide seismiline võrgustik registreeris 722 järeltõuget magnituudiga kuni 4,8 magnituudi. Kõige enam kannatada saanud Cebu provintsis kuulutati välja eriolukorda. Taanpant Aiani omavalitsusüksuses 139-aastane vana kirik muutus varemeteks. Bogo linnas, mis oli kõige lähemal epitsentrile, teatati teede ja sildade märkimisväärsetest kahjustustest, mis oluliselt raskendas päästeteenistuste tööd. San Remigio linnas korvpallimängu ajal varises sisse osa spordikompleksi katusest, mille tagajärjel said kannatada inimesed. Cebu linnas maavärin katkestas iludusvõistluse. Seismiline sündmus kahjustas elektriliine, põhjustades ulatuslikke elektrikatkestusi Cebus ja naabersaartel, teatati ka veevarustuse häiretest. Filipiinid on eriti ilmekas näide sellest, kuidas avalduvad kaskaadkatastroofid. Üks loodusõnnetus järgneb teisele, sageli veelgi suurema jõuga, nii et inimestele ei jää aega tagajärgedest taastuda. Need, kes ikka veel usuvad, et kliimakatastroofid mõjutavad ainult niiske kliimaga troopikariike, mida paljud nimetavad igavesteks kataklüsmitsoonideks, peaksid lähemalt vaatama Ameerika Ühendriike, Venemaad või Euroopat.
Kas me oleksime kunagi ette kujutanud, et inimesed nendes piirkondades hukkuvad tavalise vihma kätte? Probleem on aga selles, et vihm tänapäeval pole enam päris tavaline. See on ohtlik, sest vesi langeb minutitega tohututes kogustes, kihutades nagu tsunami. Paljudel inimestel pole kogemusi sellega, et maja võib hetkega jääda katuseni vee alla, mistõttu pääsemine muutub võimatuks. Selles peitubki oht, tegeliku ohu mittemõistmine ja ettevalmistuse puudumine. Sellistel aegadel tuleb vältida keldreid ja tunneleid, maa-aluseid parklaid ja kõnnitunneleid ning mitte ületada tugevaid hoovusi, need võivad jalust maha lüüa. Need pealtnäha lihtsad ettevaatusabinõud võivad kriitilisel hetkel päästa elusid. Seepärast ei saa me kordamata jätta, just praegu, enne kui leiate end istumas oma üleujutatud maja katusele abi oodates, on oluline uurida välja, mis toimub kliimaga globaalses mastaabis ja kuidas on muutunud ilmastikumustrid, millega oleme harjunud. Sinu valmisolek aitab loodusõnnetuse ajal mitte ainult sind, vaid ka sinu lähedasi, naabreid ja kõiki teisi, kes sinu läheduses viibivad.